millest meie firmasse sobiks? Mis ma siin ikka oskan rääkida? Terve elu elektrikuna töötanud, ega ma suurt midagi muud oskagi. Või natuke midagi ikka, tantsida meeldib. Vedasin naisi ka kunagi tantsukursustele. Kurat, mulle meeldib see õppimine. Näiteks võrgu kudumine ja klaasi puhumine on selgeks õpitud. Aastaid käin juba ungari keele kursustel. Musta kunsti olen õppinud. Praegu õpin 4 mandariiniga songleerimist. Päris hästi tuleb juba välja. Ma paluksin siia ette nüüd hulga inimesi. Kõigepealt Ene-Mall Vernik, Haridusministeeriumi peaekspert. Margit Rammo, sihtasutus Innove. Palun võite võtta. Võib-olla päris esimese jätad äkki siin viimasena nimetavale. Edasi professor Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja, palun. Ants Sild, Baltic Computer Systems juhataja. Heli Kaldas, Haapsalu Rahvaülikooli juhataja. Ja Larissa Tegel, Tallinna linnavalitsuse haridusteenistuse juhataja. Narva, vabandust. Teadus, mis Tallinna võtsin, küllap ülikooli eest, mida esindab siis professor Mati Heinmets, kes seda vestlusringiga modereerib, palun. Aitäh! Tere peale lõpust kõigile uuesti. Ja me prooviks seda vestlusringi teha siis mitte liiga formaalne hariduslikuna selles mõttes, et vahepeal saab ka saal sõna sekka öelda. Minu jaoks tänase arutelu üks selline keskne teema, mis on natuke veel õhus. Küsimus sellest, et miks seda kõike vaja? Miks me sellest räägime? Ehk selle elukestva õppe ja pideva õppimise mõttest, funktsioonist, rollist. Ja see arutelu siin natukene selle teema üle tekkis, aga ega me kuskile väga välja ei jõudnud. Ja mina küll kujutaks ette või mõtleks sellest elukestvast õppest nii, et tal on oma kindel roll tänapäeva maailmas ja see roll on seotud ennekõike ühelt poolt sellise individuaalse toimetulekuga. Selleks, et järjest segasemaks ja keerulisemaks minevas maailmas hakkama saada, sul on seda lihtsalt vaja, et sa pidevalt ennast tähendad. Ja teiselt poolt on see tõenäoliselt seotud ka ühiskonna, riigi ja rahva arenguga. Ta on teatav selline arenguinstrument. See eramas, kus see õppimine on rohkem nagu saanud juba mõtteviisi ja elulaadi osaks. Tõenäoliselt on natuke edelinum ja natukene paremini hakkama saada seltskond. Et selles võtmes ma pakuks esimese teemana ja ma saatsin siin mõned märksõnad juba varem ka välja. Räägida natuke selles plaanis, et kes või millised võiksid tänases Eestis olla need sihtrühmad, kelle puhul sellist kapitali võib-olla jääb tänases maailmas hakkama saamiseks väheseks ja kes ennekõike, kui me mõtleme ka näiteks mingisuguse elukestva õppepoliitika või mingite ressursside jagamise peale, kellele seda tuleks ennekõike suunata või kuhu, et see ei peaks olema selline üleüldine kõigil ühepalju mõtteviis, sest nagu meile statistika õpetab, Eestis on siin hästi suured käed. On teatud elanikkonnarühmad, kelle jaoks see üldse ei ole teema, kes õpivad niikuinii. Ja on teatud rühmad, kus see on suur teema. Osa neid rühmi oli meil siin ilusti ära joonistatud, aga ma küsiks panelistidelt, mis on nende arusaam, positsioon. Eesti elukestva õppest rääkimise puhul, mis on need kõige suurema vajadusega sihtrühmad, kellele see sellealane tegevus, pingutus ja ka ressurss ja energia tuleks ennekõike, peaks olema ennekõike suunitletud. Keda te näete ja mis seltskonnad need on tänases Eestis? Kas keegi tahaks, meil ei ole kokku lepitud, aga kindlasti on meil see, kes on julgeb esimesena sõna võtta. On? Ma julgen siis. Olen Heli Kaldas ja Haapsalu Rahvaülikoolist.
nagu te nägite seal seina peal oli ka, et piirkonniti olid need vajadused erinevad ja mina, kes ma esendan siis seda läänevärki, kus kõik nagu päris hästi on ja kõik päris palju õpivad, siis ikkagi on näha seda, et vajadus rohkem õppida on just nendel meestel, kes ütlevad, et nad ei taha õppima tulla ja nad on võib-olla vähem andekavad seal ja kaovad sealt gruppidest ära ja ei viitsi nii pikalt nagu koolis käia. Minu ettepanek on just, et võib-olla need 50+ inimesed ja kindlasti suur hulk nendest meesterahvaid võiks saada sellist võib-olla kompleksset koolitust, et mis oleks siis ühesõnaga ühendaks nagu mitut kompetentsi, et seal võiks võib-olla olla keel sees, ettevõtlus sees, kodanikukompetents sees, kui me näiteks räägime venekeelsetest inimestest. Ja ta peaks just vastupidi olema võib-olla pikem koolitus ja selle pikema koolituse jooksul siis ta võib-olla saab selle teadmise ja selle oskuse ka selle teoreetilise teadmise, et miks ta üldse sinna õppima tuli ja võib-olla siis sellest areneb välja näiteks mõni tema uus ettevõte, sest võib-olla ta eelneva, kui ta pole haridust saanud või õppinud ettevõtlusalast, on ta neid väikseid ettevõtteid teinud 3-4 ja kõik järjest pankrotti läinud, et äkki on siis nüüd aeg tulla ja vaadata, et mis need põhjused on, miks need asjad nagu niimoodi on kulgenud. Ja teine sihtgrupp on ikkagi needsamad noored, et kellega Haapsalu Rahvaülikool on tegelenud ja Tartu Rahvaülikool väga jõuliselt tegeleb, on siis meil selline uuesti õppima kursus, kus siis on, kuhu on oodatud noored, kellel on põhiharidus või kellel põhiharidust on pooleli jäänud, et ei ole see omandatud või sinnamaani pole jõutud. Ja selle kursuse osas on loomulikult kõige suurem raskus see, et kuidas need inimesed kätte saada, kuidas need noored kätte saada. Sellest me räägime pärast, teie sõnum on 50+ mehed ja põhiharidusega või isegi alla põhiharidusega noored. Need on Eesti elukestva õppe murekohad. Absoluutselt. Nii, aitäh, kes tahaks vastu vaielda täiendada? Jah? Vastu vaielda ma ei tahaks, aga kuna ma olen ja Larissa Teegel, Narva linnavalitsus haridusteenistus. Ilmselt ma mõtlesin seda, kui me vaatasime seda pilti, kes abi vajab, et tegelikult nagu vanemad mehed, mitte eestlased, tegelikult nagu ilmselt nagu kõik vajavad abi. Ja minu sõnum on praegu, et mõelda selle peale, et alustada ilmselt peaks lasteaiast alates. Ja kuna praegu lootust on, et praegused riiklikud õppekavad nii põhikooli kui gümnaasiumi astmes näevad ette, et me tegeleme karjäärinõustamisega nii nagu aineõppes, et on ette nähtud sellised nagu valikained, kui ka nõustamine koolis peaks olema, et ilmselt nagu, kui me varakult alustame, et siis on lootust, et see kujuneb eluviisiks. Ilmselt see tulemus, mida me taotleme. Et kui me tahame seda, mis tulemust me tahame, et kui me tahame, et see oleks nagu selline formaalne tulemus, siis peaks toimuma lihtsalt nii, nagu on pedagoogidel, on kvalifikatsiooninõuded, on atesteerimiseks nõuded, on teatud arv täiendkoolitustunde ja nii edasi. Ja kui need nõuded on täidetud, et siis on kõik hästi, et siis see inimene vastab kvalifikatsioonile. Et see on võimalik lahterdada, jah? Ettepanek on elukestev õppe ära formaliseerida. See ei ole minu ettepanek, et siis oleks nagu selge, kes õpib ja kes ei õpi. Aga kui me tahame, et see kujuneks eluviisiks, siis peaks alustama juba lasteaiast ja kuna me tegelikult nagu ka koolieelse lasteasutuse õppekava seda näeb ette, et siis on nagu lootust, et siis võib-olla mõne aja pärast hakkab toimima nii, nagu see praegu väljalangevusega on, et me praegu nägime seda, et väljalangevus on tõesti nagu vanemate inimeste, ütleme, isegi need, ma mõtlen seda, et kes on praegu üle 30 aasta vanem, et see väljalangevus oli probleemiks. Praegu, kui me koolis sellele väga palju tähelepanu pöörame, et põhiharidus on ikkagi kohustuslik ja koolikohustus ja nii edasi, et me tõesti nagu sellega tegeleme. Et see väljalangevus on praegu ikkagi on tasel, jah. Aitäh! Jah? Tere, olen Margit Rammo Innovest.
karjäärinõustamisteenuste arenduskeskusest, et ega mul vastu vaielda ei ole midagi, eks ole, et see noorusega tuleb tegeleda ja tõesti see noored alustada ja see põhikooli õpilane on nagu kriitiliselt tähtis, et ennetustööga tegeleda. Järgmine seltskond ja järgmine hetk inimeste elus on see, kui nad planeerivad muutusi, mingit üleminekut, kas mingit haridustasemelt teisele tasemele või tööturule siseneda. See on üks oluline hetk inimese elus, mis vajab toetamist, informatsiooni, eneseanalüüsi, kõike sellist. Ja nüüd tänaste jälle kokkuvõtete ja slaidide peale mõeldes, siis need madalama haridustasemega töötavad täiskasvanud, et nemad nagu kipuvad kõrvale jääma, et neil ei ole aega minna kooli, neil ei ole võimalust minna kooli, nendel ei ole informatsiooni käes ja nii edasi. Jah, Ants või jah? Mina lisaks siia Ene-Mari Vernikule ja ma identifitseeriksin ennast siin haridusfoorumiga. Ma lisaksin siia 2 gruppi. Üks on vaesuspiiril ja allapool seda elav elanikkond. Ja loomulikult ei pea siin koolituse sisu olema eelkõige see, kuidas saada rikkaks, vaid küsimus on, kuidas leppida selle olukorraga, kuidas säilitada eneseväärikust selle olukorraga maailmas, kus maksab raha ja muu õigesti midagi ei maksa. Ja oluline on see eriti sellepärast, et 20% meie lastest on vaesuspiiril ja allapoole seda ja see protsent on üsna konstantne sellest ajast alates, kui vaesusest sai teaduslik mõiste kuskil 93, 94, 95. Ja teine grupp on ilmselt natuke ootamatu, et ma pakuks teise grupina välja nende inimeste koolitused, kes vastutavad meie visioonide eest, mis on olematud. Need on need inimesed, kes nõuavad visioone igalt väiksematki lasteaialt, aga kes ise ei tule oma visioonid ja kujundamisega toime. Mati, minu nimi on Margit Sõtrap, ma olen Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja, praktilise filosoofia professor ja ma olen olnud haridusstrateegias siis õppeprotsessi töögrupi juht. Ja Mati küsis meie käest niisuguse filosoofilise küsimuse alguses, et milleks üldse seda elukestvat õpet vaja oleks, mis eesmärki see täidab. Ma kuulasin täna hommikul inglise professori ettekannet, kes ka püüdis seda nagu näidata sellisel viisil, et ühiskonnal on teatud ametid, ühiskonnal on teatud vajadused, mingi töö tuleb ära teha ja inimeste oskused ei vasta sellele tööle, mis tuleb ära teha. Et tema niisugune nagu tundus mulle püstitus elukestva õppe jaoks eesmärk tundus olevat, et see on ikkagi see, mis aitab ühiskonnas niisugust nagu majandusprobleeme lahendada, tekitab meile heaolu, aitab majanduskasvu teha. Mulle tundub, et see on üks väga kriitilisi, ütleme, see on väga tavaline ettekujutus, aga ma arvan, et on Matil väga õigustatud küsida, et mida elukestev õppimine annab inimesele, mida ta inimesele endale annab, mida ta annab kultuurile ja mida ta annab ühiskonnale ja majandusele laiemalt. Ja niimoodi me oleme haridusstrateegias püüdnud niisugused 3 erinevat komponenti alguses lahti kirjutada. Ja ma arvan, et selle rõhutamine on väga oluline. Me oleme vähem rääkinud tõesti sellest, et isiksusele, nii nagu Ene-Mari siin ütles, annab see eneseväärikuse, aga ma arvan, ta annab üldse laiemas mõttes võimaluse maailmaga ühendusse astuda. Minu definitsioon haridusest ongi ühenduse leidmine maailmaga. Sa pead iseendast teadlikuks saama, oma võimetest, vajadustest, oma soovidest, väärtustest ja maailmast. See nii-öelda tehnilisest maailmast, looduslikust maailmast ja sotsiaalsest maailmast. Ja nende 2 kokkusaamine on see, mida me nimetame eneseteostuseks või haakumiseks või selleks, kus ma saan panustama hakata. Ma arvan, et Eesti ühiskonnas on tõsine probleem nii sellega või eelkõige just sellega, et inimesed ei tunne iseennast ja väga raske on seda suhet luua, kui sa iseendast aru ei saa. Me õpetame koolis rohkem maailma tundma, kui seda inimest ennast tundma.
ja seetõttu ma arvan, et need kohad, kus me nüüd leiame, et need inimesed tuleb haridusse tagasi tuua, ma arvan, et nüüd väga lühidalt niisuguse konkreetsele küsimusele vastata. Loomulikult peamine nii-öelda probleem on see 1/3, kellel ei ole, kes sisenevad tööturule ilma erihariduseta, kellel ei ole ühtegi korralikku väljaõpet, ei nii-öelda kutseharidust, ei ülikooliõpet, nad ei oska tegelikult ühegi asja jaoks ei ole spetsiaalset ettevalmistust. See kindlasti on kõige suurem murekoht. Ja murekoht on see, et seda juurde ei tekiks, sest et praegu tendents ei ole nii-öelda peatatud, et seda järjest juurde tekib, et sellised inimesed tööturule sisenevad ja õieti nad ei sisene tööturule, nad sisenevad töötute turule. Ja nüüd selle töötute turuga on kindlasti üks väga konkreetne küsimus on see, et minu kogemus näitab, et meie Töötukassa ja Haridus-Teadusministeerium ei tee piisavalt koostööd. Ma ütleksin niimoodi, et Töötukassa nõustab inimesi ja pakub lühiajalisi kursusi, näiteks CV kirjutamise kursust või mingisugust asja, kus sa saad natukene teada mingist ametist, õpid seda või teist, aga nad ei vaata isegi noore inimese peal, näiteks väga tüüpiline, ei vaata ülikooli pooleli jätnud inimese haridusteed. Tal on puudu võib-olla 2 eksamit selleks, et oma kvalifikatsioon kätte saada. Selle asemel pakuvad nad talle CV kirjutamise kursust või mingisugust nii-öelda tööd kusagil sanitarina või toidu laialijagajana haiglas ja ta ei võta ette tema CV-d sellisel viisil, et ütleb, poiss, miks sa näiteks, enamasti on see poiss, eks ole, poiss, miks need 2 eksamit sul tegemata on, kas sulle ei meeldinud seda ainet õppida, võib-olla on sul siit natuke võimalik sinu huvide ja kombinatsioonidega see amet omandada. Seda sorti nõustamist meil parasjagu ei ole, nii et jällegi koostöö tegemise probleem. Aga ma tean, Mati kohe katkestab mind, mul on see viimane lause, mis ma öelda tahan, on see, et tõepoolest sellises vaimus, et kus siis nüüd alustada ja mis see nii-öelda elanike grupp on peale selle nende erihariduse pooleli jätnud inimestega või see probleem, et kuidas seda lahendada. Ma ütleks samas vaimus, nagu Ene-Mall ütles, minu mõte oli see, et alustada kindlasti peab hästi varakult, me peame vaatama, mida meie koolisüsteem teeb õpilaste motivatsiooni, õpihimu kaotamisega. Kui me seda juurde toodame, et need koolid järjest rohkem nii-öelda seda motivatsiooni alla tõmbavad või ära kaotavad, siis me probleeme ei lahenda. Selles mõttes formaalharidusega peab edasi tegelema. Aga täiendõppe ja elukestev õpe peab oma ressursi eelkõige läbi mõtlema, mida me suuname õpetajate õpetamisele. Selles mõttes, et küsimus ei ole siin ainult ressursi hulgas, vaid küsimus on, millisel tasemel on meie õpetajate täiendõpe. Ja siin ei ole riik piisavalt nii-öelda kontrolli endale minu arvates võtnud, siin on vabaturu tingimustes igasugused asjad toimivad ja selle kvaliteet on ülioluline seda nii-öelda suunata ka just täpselt selles mõttes, et seesama õpihimu ja õpimotivatsioon ära ei kaoks, et meie koolid ei toodaks inimesi, kes ei tea mitte midagi sellest, mida nad elus saada tahavad, kes nad on, mida nad soovivad. Küsimus ei ole, mida nad õpivad ära, vaid küsimus on see, mis mõttes nad iseenda anded oma võimed avastavad, kus nende silmad särama löövad, et neid inimesi toetatakse ja et kedagi maha ei surutaks. Et kutsehariduse väljalangevust ei saa ka seal hakata parandama, kus nad lihtsalt välja kukuvad, sest see neid ei huvita. Seal probleem on selles, et nende inimeste eneseväärikust ei ole enam. See on tambitud põhikoolis maha. Neile on öeldud, et sa oled loll kui lauajalg, sest sa matemaatika ülesannet ei ole lahendanud. Kui me selle nii-öelda inimese kaltsuks muudame, siis ei ole ükski täiendõppe pakkumine enam atraktiivne. Nii et see on küsimus, mismoodi meie õpetajad, meie õpilased kohtlevad koolis. Ja selle küsimusega, ma arvan, see on eelkõige väärtuskasvatuse küsimus, õpetaja metoodika, kuidas ta seda teeb. Olen ise püüdnud Eetikakeskuse ja Haridus-Teadusministeeriumi väärtusprogrammiga natuke sellega tegelda, aga see on tohutu suur maa ja ma arvan, et Haridus-Teadusministeerium mitmed inimesed on öelnud, et kui nii-öelda koolitajate see kapp koos nende tõendite ja asjadega lahti teha, siis sealt võivad igasugused luukered välja kukkuda. Ma soovitan see kapp lahti teha, laske need välja kukkuda ja siis pange tagasi need paberid, mis kannatavad päevavalgust. Aitäh! Antsid Baltic Computer Systems ja PCS koolitus, et ma võlgnen 3 sõna, et mis on mul üldse alust ja õigust haridusest sõna võtta. Olen nii ettevõtja kui ka koolitaja olnud 20 aastat ja meie ettevõtte PCS koolitus selgus, et 2010 oli kõige suurem täiendkoolituse pakkuja Eestis ja ilmselt ka 2011. Ja ka ilmselt Eesti kõige suuremad koolitusprojektid, mis on Vaata maailma ja ülemöödunud aastal interneti turvalisuse koolitusprojektid on meie juhitud olnud. Kui üks teema veel on tõesti IT-valdkonna koolitus, me teame, et
IT-firmadel on vesi ahjus, ei jätku inimesi. Ja selles osas on meil väga hea koostöö Kutsekoja, Innove ja Haridusministeeriumi, kus tõesti on ühises töös piire murtud ja asjad väga hästi liikuma läinud. Kui mõelda sihtrühmadele, siis ettevõtja elluviija seisukoha pealt tuleb valida need sihtrühmad, kus edu on kõige kindlam ja kiirem ja seal tegutsema hakata ja ometi kord tegutsema hakata. Kui minu isiklikku arvamust, et kust ma tahaksin alustada, siis esimene on see rühm, mida ka eelpool on öeldud ja mina nimetan neid eemal seisjad. Meil on umbes 100 000 või 200 000 inimest, kes on täitsa kõrval. Käest me küsime, et kuulge, et te ei kasuta internetti, teil ei ole arvutit. Nad ütlevad, et ma ei näe mitte mingisugust vajadust, et mul sellest midagi kasu oleks. Ja see on ainult üks näide. Nende inimestega, need ei ole mehed, naised, need on noored. Seal on erinevad sihtrühmad, nad vajavad erinevaid asju. Nende jaoks saab teha väga selgeid konkreetseid programme, nendega tuleb pihta hakata. Teine sihtrühm on jumala selgelt tööandjad. Tööandjad vajavad kaasamist, võimestamist, koolitamist, toetamist, suunamist, kiusamist. Nende käes on tõenäoliselt kõige suuremad hoovad neid inimesi õiges suunas mõtlema ja tegutsema mõne. Eestis on 100 ettevõtet, kes tõenäoliselt ise saavad hakkama, kellel on võimekus ise mõelda, rahastada, korraldada seda asja. Ülejäänud 30 000 või nimetame siis 100 000, kui me neid kõige mikromaid ka tegelikult ei oma seda võimekust. Ja ma väga kahtlen väites, et neid see teema ei huvita. See ei ole nii. Kui küsime kellegi käest, kes oma toodet tahab müüa ja ütleb, et oi, mul on nii hea toode, aga see kedagi ei huvita. See ei ole tavaliselt päris nii. Et saada ka see teine pool. Täna siin nimekirjas oli 2 ettevõtte esindajat peale minu ka veel. Saada see teine pool ka laua taha, nende vahel piirid ära murda ja koos teha. Aga see on hästi kriitiline. Aitäh! Ma tean, et üks sihtgrupp, mida ei ole veel mainitud, on Tõnuotsa peas. Kui sa selle 3 minutiga välja ütled, siis sa rääkisid mulle vaheajad. Räägi seal samas. 3 minutiga ei jõua muidugi. No 3,5. Ma tahan rääkida mitte nendest, kellel on haridustee pooleli või kool pooleli, vaid need, kellel on elamine pooleli. Juhuse väga hea juhuse tõttu sattusin ma umbes 20 aastat tagasi Rootsi Linköpingi ülikooli ja seal õpetati ühte sellist koogikat, mida mina algus ka ei mõistnud ja praegu ma näen, et seda ka suurt ei mõisteta või ei teata, mis see on kerakoogika. Me ei tea, mis on pedagoogika, kuidas lastest täiskasvanu teha. Praegu me võitleme nagu tööjõuturu eest, toota sinna uusi teadjaid inimesi, oskajaid inimesi, see on andragoogika, aga keragoogika on enesehariduse või eneseõpetuse süsteem, kuidas tulla toime selles 3. elustaadiumis. Sotsioloogiline, õigemini siis sotsiaalteaduste valdkonda ulatuv psühholoogia jagab elu meil 3, mis on psühholoogiliselt eristatavad. Esimene põlv on see, kui meil lapsi ei ole, me elame ainult endale, mõtleme ainult tulevikule. Kui meil sünnivad lapsed, elame teises põlves, siis me oleme vastutav põlvkond. Aga niipea, kui meil sünnivad lapselapsed või meid tõugatakse 3. põlve, siis meie psüühika muutub teistsuguseks. Meile saab tähtsaks kõik see, kuidas vanasti elati ja elutarkus muutub tähtsaks. Ja see juhtub Eestis umbes 50-aastaselt. Me praegu kelgime sellega, et maailm elab unikaalset aega. Mitte kunagi pole me elanud nii kaua, nagu praegu elame. Meil inimkonna tervikuna puudub kogemus elada nii kaua. Keragoogika ongi õpetused aidata inimestel elada selles unikaalses nähtuses vanana. Ehk kuidas vananeda. 3. põlvkond hakkab 50 aastaselt peale ja kestab siis nii kaua, nagu me suudame. See ei tähenda enam, et õppida selles eas mingit uut eriala. Kindlasti ei ka. See ei tähenda ka seda, et õppida keeli,
see ka võib-olla. Aga see on eneseõpetuse süsteem. Kuidas harjuda sellega, et noh, minu jaoks ma olen ka 70, vabandust, nüüd sai 71 nüüd. Ja ma märkan, et majad ehitavad kogu aeg trepiastmetega, mis on üha kõrgemad, pliiatsid tehakse üha peenemaks, lapsed räägivad sõnu, millest ma aru ei saa, mina räägin lapselastega, neid saan minust aru. See tähendab, et me oleme elus nagu kobamesi, aga kuigi meil tuleb elada ju väga kaua, 50 aastast kuni mis meil kes praegu on. Mina olen küll juba selle suure olematuks saamise peo üle elanud, kus ma olen vanuse järgi juba olematu inimene, ma võin ajada igast jama, sest et statistiliselt pole mind olemas. Aga vaata, selle pedagoogikaga ei ole Eesti nagu veel kodanenud ja kohanenud. Mul on neid loenguid küll, ma olen Tartu või Tallinna täiendõppe osakonna õppejõud ja seal on mõningad loengud, aga 2 aastat ma olen õpetanud seda Soomes ja seal on see täiesti tõsiselt võetav, aga kahjuks mitte haridusvaldkonna problemaatika, sest seda peetakse sotsiaalvaldkonna problemaatikaks, sest et see on nagu inimese endaga toime tuleb. Mina ei näe vahet. Kui me praegu elimineerime sellest jutust, mida praegu räägime siin, selle aru saama, mida tuleb teha iseendaga, selles väga vähe on võib-olla neid, kes on minust vanemad siin, just ei ole. Aga kes isiklikult kogevad seda, noorte tundub, et see pole probleem. Küllap siin toimetajaks kuskile, pannaks hooldekodusse, vanade kodusse. Küllap saadaks nagu hakka, mis ma tühja õiendada. Aga see 3. põlvkond tunneb ennast teistsugusena. Me tahame olla tähtsad, me tahame olla olemas. Ja selle jaoks on õpetus olemas, aga me täiesti ignoreerime seda. Me ei räägi üldse, et see on olemas ja seda oleks väga vaja. Aitäh! Aitäh! See on kindlasti oluline lisandus sihtgruppide loetellu ja nagu me nägime, sihtgruppe tegelikult on hästi mitmekesiselt. See pilt on kirju ja kindlasti ei ole mõistlik hakata neid kuidagi pingerita jagama. Siiski ma pean ütlema, et minu jaoks number 1 on olemas. Ja see ei ole kindlasti see, mida Ants rääkis, et tuleb panustada sinna, kus kõige rohkem tuleb pärast tagasi. Aga ma arvan, et üks niisugune Eestis võib olla veel mitte piisavalt tajutud suur murekoht on ikkagi see seltskond, kellest siin on mitu korda ka räägitud. Need on need noored, kes tegelikult juba põhikooli jooksul kukuvad mängust välja või vahetult peale põhikooli. Ja nagu statistika ütleb, meile neid on palju. Seal kuskil 12-14%. Ja sellise väikse rahva jaoks igast põlvkonnast 12% nagu ära kukutada, kuskile kõrvale jätta. See on õnnetus. Ja kõik need meetmed, millest siin täna juba natukene ka jutt oli, ma arvan, ei ole ükski valmis selleks, et seda 12 või 14% tasapisi hakata allapoole tõmbama. Minu teada on see kogu aeg viimast 10 aastat olnud ühel tasemel. Ta ei ole kuskil liikunud. Et ma paneks selle number 1 ja siis tulevad kõik üle, mis on tähtsad. Kas on saalist veel kommentaare meie esimese arutelu ringi kohta, mis rääkis enne kõike sihtrühmadest või nendest seltskondadest, kellele peaks elukestva õppe nii toetus kui ka võib-olla propagandatöö olema ennekõike suunatud? Jah, seal on nüüd mitmeid käsi kohe. Prooviks nii, et 2 minutit inimese peale. Rein Koppel, Eesti Inseneride Kutseliit. Meeldivalt läks jutt tegelikkuse suunas. Ja tahaksin teile tuua ühe teate tegelikkusest. Praegu toimub Eestist erakordselt kiire inimeste lahkumine, majanduspõgenikke on väga palju. Lahkuvad eelkõige nooremad, aktiivsemad, pealehakkajamad. Järele jäävad eakamad, natuke kohtkindlamad ja lähemas tulevikus seisame me teatud sundkäikude ees.
See tähendab seda, et me peame selle seltskonnaga, kes siia on jäänud, hakkama saama. Rahvaloenduse tulemused ilmivad arvatavasti kusagil aasta keskpaigas. See on üks tõe hetki. Aga lisaks rahvaloendusele ilmselt peame mingisuguse inventuuri tegema, kes meile siia on jäänud ja mida nad oskavad, mis suunas, kui palju neid tuleb ümber õpetada ja nii edasi. Sest et inseneeria nurga alt vaadatuna siin võib-olla ainus ettevõtja, kes meil siia on jäänud, võib seda kinnitada. Seisab meil ees ikkagi väga karm ajastu selles mõttes, et kes siis seda väärtust juurde loob, mida siin tuleb ümber jagada selles, teises ja kolmandas suunas. Aitäh! Aitäh! Karel Aavõrt. Ma tahaksin juhtida tähelepanu mitte niivõrd sihtrühmale, võib-olla just peamisele subjektile selle haridussüsteemis, see on haridusteadlastele. Ja näiteks siin just härra Ots tõi välja, et haridusteadus ei kanna veel sellist osa nagu geroloogia ja nii edasi, et see haridusteadus järelikult ei ole piisavalt terviklik. Ja ma jätaksin siin Margit Sutropi ideed, mille järgi haridus on siis inimese arenemine, inimese ja maailma, inimese ühiskonna ja tegelikult ka inimese kultuuri vaheliste seoste sügavam mõistmine. Nii et selles kontekstis on tarvis seda ühtsust säilitada ja seda meil vähemalt siis lasteaedades ja algklassides enam vähem järgitakse, aga juba põhikoolis ja gümnaasiumis läheb õpetus, nagu ka Margit märkis, loodusaineteks keskseks, inimese ja kultuuri probleemid jäävad tahaplaanile ja on moonutatult käsitletud. Nii et tegemist on sellega, et kogu meie kooliharidussüsteem, õppekavasüsteem tegelikult toodab siis inimesi, kes ei tule hästi toime ja vajab toimetulekut ja ei oska isegi vanaks saada. Nii, aitäh. Jah, palun. Mina tahaks lisada ühe sihtrühma, ühe strateegilise seltskonna oma rollid on lapsevanemad. Et keegi ei õpeta, kuidas olla hea lapsevanem, kuidas aidata oma seda põhikooli noort, kuidas aidata oma last neid valikuid tegema, ennast analüüsima, võimalusi analüüsima. Ja no, paljud uuringud näitavad, et esimene on noore jaoks loomulikult sõber, kellega asja arutada ja järgmine on kohe lapsevanem. Et need lapsevanemad võtaksid sellise teadliku rolli ja loomulikult peavad ka ise oma elus olema teadlikumad, aga et last toetada ja seda rolli võtta teadlikult. Margit tahab jätkata. Ma arvan, et see on väga hea mõte, et ma eile tegime ühte täiendõppekoolitus, kus tegelikult kuulsime mõnede koolide kogemust, kes on alustanud ja ka lasteaedade kogemust, kes on alustanud vanemate klassidega, tegelikult lapsevanemate klassidega selles mõttes, et selleks, et koolid on aru saamas, et kui nad tahavad näiteks uuele õpimeetoditele üle minna, kui nad tahavad teistmoodi õpetada, kui meid õpetati, meid lapsevanemaid koolis õpetati, siis võime me põrgata selle vastu, et lapsevanemad ei saagi aru sellest, mis kool tegelikult teeb. Lapsevanemad teatavasti uuringute järgi ootavad häid hindeid, korralikku käitumist, puhtust ja hügieeni, see kõik on nii-öelda väline, mida oodatakse. Nüüd, kui tegelik probleem on täpselt nii, nagu Mati ütles, see õpimotivatsioon, need väljalangemised, need, et inimene tegelikult ei õpi, siis on mitmed asjad, mis tegelikult nii-öelda formaalhariduses, aga ka muudes asjades on väga krutsiaalse tähtsusega. Need on näiteks, ütleme, hindamismetoodika või tagasisidestamine, aktiivõppemeetodid, mis täiesti teistsugusel viisil inimest panevad üldse õppimisse suhestuma ja nendest peavad ka lapsevanemad aru saama. Rääkimata sellest, et aru saama sellest, kuidas ta oma lapsega üleüldse räägib ja kohtleb. Ja võiks öelda niimoodi, et mõned ühiskonnad, näiteks Iisraelis juudi ühiskond on väga sellele panustanud. Kõik lapsevanemad tahavad koolis käia, nad tahavad olla paremad lapsevanemad. Ja ma arvan, et siin Eestis on ka kirjutatud isegi sel teemal, et autojuhi luba antakse ikka päris pikka õppe järel. Aga lapsevanemaks saab igaüks, kes vähegi nii-öelda veri juba keema hakkab. Et see on hoopis natuke niisugune suhtumine ja ma arvan, väga suur ressurss, mis tõepoolest midagi annab. Ma lisaksin võib-olla ühe grupi veel
sealt tagant tulnud mõttele, et Eestist kõik lahkuvad ja lähevad ära ja me peame vaatama, mida me nendega teeme, kes siia järele jäävad. No see kõlab muidugi väga-väga pessimistlikult, aga ma tunnistan, et probleem äraminejatega on, aga ma ütleksin, et tegelikult on Eesti riigi vastutus tegeleda nende lastega, kelle vanemad on ära läinud. Ja see on üks grupp, mis peaks meile tegelikult kuuluma meie hoole alla edasi, isegi kui nad elavad välisriigis. Eestis läheb elu 10-20 aasta pärast päris heaks, ma arvan. Ja siis võiksid need lapsed, need eestlased tulla kõik tagasi. Aga kui nad ei ole eestikeelset haridust saanud, kui nad ei ole Eesti kooliga kuidagi moodi olnud suhestatud, siis neil võib olla väga raske tagasi tulla. Selles mõttes küsimus ei ole ainult, eks ole, keeleõppes, küsimus on tõepoolest nii-öelda selles sidususes, kuidas need haridussüsteemid nii-öelda diplomite ülekandmise mõttes, aga ma arvan, et vist Marju Lauristin on seda öelnud, et meie nii-öelda e-riigis võiksid olla kõik need nii-öelda õppematerjalid, programmid, näidisloengud võiksid tegelikult olla kättesaadavad ja ma arvan, et sellele sihtgrupile, kui sa oled motiveeritud lapsevanem, me ei jõua teha Eesti kooli, saame teha Helsingis, Brüsselis, Stockholmis, ütleme, need on ka puupisti täis teatavasti, mitmetesse kohtadesse ei saa oma lapsi eestlased viia, aga meil on väga paljudes väikestes või üle maailma laiali, igas sadamas on mõni eestlane, igal sadamas on mõnel eestlasel laps, kes tegelikult võiks ka saada eestikeelset haridust, kui ta seda tahab ja ta võib seda saada läbi arvuti. Ma arvan, et see on üks ressurss, mille peale me peaksime tegelikult mõtlema, et see on Eesti tuleviku ja jätkusuutlikkuse seisukohalt äärmiselt oluline sihtgrupp. Mis sa veel lisada sellele, mis on nagu väga positiivne meie arust, et need samad lastevanematele mõeldud sellised loengud ja koolitused, mida meie oleme oma koolis teinud, siis me oleme täheldanud, et palju rohkem kui lapsevanemaid on nendel koolitustel tegelikult vanavanemaid. Sest nemad nagu tunnevad märksa enam muret selle pärast, et kuidas oma lapselapsega toime tulla, kuidas temaga õigesti suhelda ja kui see noor arvab, et ta kõike teab, siis vanem tegelikult kaudselt saab teda mõjutada, saades ise uut infot ja rääkides selle kenasti kodus edasi. Ja see annaks ju siis ka sellele kolmandale põlvkonnale sisulise rolli, tunnevad ennast tähtsatena ja Ants oli. Ma tahtsin küsida, et kas me nüüd selle prioriteedi, mida sa Mati ütlesid, võime nüüd lukku lüüa ja niimoodi ka tegutseda? Me sellest, kuidas tegutseda, see on meil nagu see viimane ring. Just, aga et meil on prioriteet paigas, sest me õige pea jõuame selleni, et kõik need sihtrühmad on väga tähtsad ja ilma ei saa kohe kuidagi. Aga me teame, et mis tahes organisatsioon või mis tahes strateegia kannatab maksimum 3 prioriteeti. Parem nagu 1 prioriteedi. Eks me andsime aplausiga märku, et nendest uduvisioonidest meil on natukene küllalt. Eks kui me mõtleme nüüd selle peale, et mõelge, mitmel analoogsel üritusel te olete olnud, kus see põhikoolist väljalangejate rühm on kõige tähtsama sihtrühmana välja toodud. 15 aastat. Ja mõelge nüüd, kui paljudel te ennustate, te veel olete sellistel koosviibimistel. Eks, et ja seal on natukene ka peidus see, miks ettevõtjaid siin ei ole. Nii, aga kellele see sõnum on suunatud? Kas neile, kes sellest asjast räägivad või neile, kes peaksid mingisuguseid otsuseid langetama, näiteks ressursse? See on jälle piiride küsimus. Eks, kas meie strateegide või visionääride või analüütikutena, kas ka haridusteadlased analüüsina piirduvad analüüsiga või kuidagi lõpptulemus peab olema ka elluviimine. Kas meie ülesanne on teha analüüs ja siis, kui tellitakse, siis mõtleme ka prioriteete või meie analüüsi tulemus ongi, et midagi hakkaks juhtuma. Ja kahtluseta me võime veel sügavamini järjest kõiki neid sihtrühma ja tõepoolest süveneda, mida kõigil on vaja, tehakse ikkagi asju samm-sammult. Ei, nõus, aga
ütleme, minu veendumus on täpselt seesama, et on palju tähtsaid sihtrühmi ja üks on kõige tähtsam. Ja ega mul ei ole küll ideed, et mida ma saaks täna ja siin teha, et see mäng hakkaks nagu tegelikult elus nihkuma kuskile. Ma olen siin üritanud mingisugust strateegiat kirjutada ja mis iganes asju teha. Aga see, et nagu juhtuma hakkaks, siis peale nende nii-öelda jutumeste peavad mängu tulema ka ikkagi mingid ressursi. Oma ajad, keda tuleb ära veenda. Aga ka strateegia arenduse üks põhimõtteid on see, et tee üldine analüüs, siis vali prioriteedid ja siis analüüsi neid prioriteetide valdkondi kõige rohkem. Kui me järgmise sama suure analüüsi ja kokkusaamise teeksime ainult selle sihtrühmapõhise, siis me saaksime 2 sammu edasi, siis me jõuaksime sealt palju konkreetsemate järgmiste sammudeni, millele siis on võimalik ka juba rahastamist ja poliitilisi otsuseid saada kergemini kui sellele, mis kõik on tähtis. Ongi kõik tähtis. Nõus, aidata valijaid. Ettevõtjate ratsionaalsus on siin varane kasulik. Nii, kas keegi tahab veel lisada? Kas see ettepanek, et kes iganes on meil siin see koostöökogu, et järgmine üritus siis ainult sellest 14%. Küsige Euroopast raha ja siis tuleks nagu selle teemaga minna sügavalt, see kindlasti on teema. Nii, aga ja mina hea meelega natuke nihutaks nüüd selle arutelu fookust. Et kui me praegu rääkisime sihtrühmadest, kes on tähtsad ja ma arvan, et järeldus on see, et on palju tähtsad. Siis teine selline vaade võiks olla natukene seotud selle elukestva õppe sisuga. Et see sisu teema jäi siin päeval arutelu all olles ka natuke segaseks. Et see sisu kohta öeldi nii, et igaüks ütleb. Et mis asi see on, kui siin neid riikide mingid paremisjärjestusi tehakse, et siis igaüks inimene lihtsalt arvab, et vaatasin televiisorit õppisin, eks ole, või teeb midagi muud. Elu ütleb, et ei ole, et ju ta on siis täpsemalt. Mul jäi selline mulje. Nüüd, ma küsiks tegelikult nii, et kas ja ütleme, et see õpetuse sisu on kindlasti seotud ka sihtrühmadega, sest erinevatele rühmadele see sisu peab kindlasti olema natuke varieeritud. Kuid, kas teie arvates on Eestis selliseid kompetentsivaldkondi, kus seda elukestvat õpet või täiskasvanute õpet peaks eriti suunitlema või toetama? Kas on mingisugused asjad, kus Eesti inimene on maha jäänud? Siin mõni aeg tagasi olid Lissaboni eesmärgid ja seal olid sotsiaalsed kompetentsid kirjas ja paljud inimesed ütlesid, et see on eestlaste nagu nõrk koht, et eestlane ei julge nagu rääkida ja esineda või Margit räägib, et iseendaga hakkama saada. See on ka kindlasti üks teema. Kas selliseid või IT kompetentsid andsid 100 000 ei ole, et see on nagu muutunud seda maailma. Kas on veel selliseid nii-öelda sisu fookuseid, mis võiksid meil siin Eestis tähtsad olla või veidi tähtsamad kui mõned teised? Kas siin on ideid, soove, arusaamu, mõtteid? Jah, Ene-Mart. Mina ei arva, et Eesti inimene kuidagi halvem või lollim on kui teised. Ma arvan, et siin on ka ajastule iseloomulikke tunnuseid. Ehk siis tänases päevas on, kuidas ütelda, ainult üks stabiilne asi, see on see, et kõik muutub. Ja tänane inimene peab olema valmis kõikvõimalikeks muutusteks. Ja midagi ei ole teha, need oskused keskenduvad enesetundmise oskuste ümber eelkõige. Küsida oma prioriteetide järgi, küsida selle järgi, mida mina tahan, mida ma suudan. Ja siis tuleb õppimine ja sotsiaalne ja muu järele. Need oskused on kas või sellelgi rühmal, keda me siin kõige esimesena välja tõstsime, äärmiselt madalad. Ma pean neid üheks koolist väljalangevuse, põhikoolist väljalangevuse, edasise haridusteelt väljalangemise kõige olulisemaks põhjuseks. Nad ei tunne ennast kui õppijat.
nad ei oska õppida, neil ei ole õrna aimu, mis asja see tähendab, homseks need kodutööd ära teha või seda mõeldakse siis väga kitsamalt, võtan vihiku välja, vaatan, et ma ei oska, jätan kõrvale. See on kooli kõige kitsam koht ja kõige kiiremat abivaja koht. Ja ma julgen väita, et ta laieneb tegelikult kõigile nendele gruppidele, mida me siin praegu välja tõime, ehk siis peamine ei ole kõik võimalikud kutseoskused. Peamine on oskus tahta, oskus mõelda, kuidas seda tahet teoks teha. Oskus ise need kutsealased oskused ei tule millegagi toime tuleb ise oma kvaliteetidega ja see peab jõudma koolituse sisusse. Dokumentides on see üsna ammu. Räägiti sellest 89. aastal, kui olid suured mõttetalgud. Räägiti kõikvõimalikel järgmistel konverentsidel. On kirjas üldhariduse õppekavas. Viive parandab 96 vist oli see esimene õppekava kõikides järgmistes ja küsida, kui me tahame küsida, mida sellega siis teha, siis analüüs võiks selles olla ja miks need siis tõeks pole saanud. No siis enesekohased oskused. Ma väga selles samas võtmes jätkaksin, et toetan ennem olla väga selles, aga ma nimetaksin seda võib-olla isegi õpioskused. Selles mõttes, et ma arvan, et kõik statistika ja ka need toredad maakondade ülevaated tegelikult näitavad seda, et õppimisvalmis on need inimesed, kelle haridustase on kõrge. Nüüd, kui me seda teame ja teame seda, et Eesti inimene üldiselt paistab siiski oma IT-oskustega, oma keeleoskusega väga heas mõttes silma ju paljude teiste Euroopa suurrahvastega võrreldes tegelikult, et need ei ole meie niisugused põhiprobleemid, see on teatud gruppide probleemid muidugi, et nad nii-öelda arvutioskusi suurendaksid, siin on kindlasti põlvkondlik erinevus väga suur, aga isegi siin Euroopa mõttes on näiteks Lõuna-Euroopa riikidega võrreldes näeme me väga head välja, selles mõttes ei ole see üldse midagi katastroofilist. Aga meie põhiline puudus või põhiline raskus on see, et meie kool on inimesi aastakümneid jätnud midagi väga olulist tegemata, nimelt panemata rõhku sellele, kuidasmoodi inimene peaks õppima ja nüüd erinevus on lihtsalt selles, et inimesed õpivad erinevalt. Me ei ole eriliselt palju ja siin ma oleks nõus Karel Haavaga, et siin on midagi nii-öelda koht kasvatusteadlastele, et tegelikult on olemas erinevad õpistrateegiad ja inimesed vajavad individuaalset nõustamist selles, missugune on nende parim õpistrateegia, mismoodi ta üldse saaks õppida. Ja siin on nüüd täpselt see, mida meil õppekavas põhimõtteliselt on juba kirjas, kujundav hindamine, kujundava hindamise üks osa on, nagu inglise keeles öeldakse, ma eesti keelt ei ole seda nii ilusasti minu võimalik veel tõlkida või ma ei tea täpselt seda vastet sellega, öeldakse, eks ole, assessment for learning ja assessment of learning, need on erinevad tasemed siin ja me tegeleme põhiliselt assessment of learning, me vaatame, mis tulemuseni keegi on jõudnud. Aga see etapp, et inimest individuaalselt nõustada, kus ta parasjagu on enne, kui ta õppima hakkab. Temaga koos eesmärke seada, teda individuaalselt aidata järele nii, et ta hakkaks tahtma jõuda teatud eesmärgini. Et see eesmärk oleks tema enda seatud. Nimelt siis õpib inimene, kui ta ise selle eesmärgi endale seab. Aga teda tuleb sellest toetada. See ongi see, mida õpetaja roll, et toetada seda selles, et näha, see annab sulle seda asja, sa õpid seda selle jaoks, siin on sinu võime praegu toetada, nii-öelda anda talle tagasiside, et kuidas ta selles edasi jõuab ja siis nii-öelda mitte hinnata hindega 3, 2, 4 või 5 ja öelda, kuidas sa oled võrreldes teistega, vaid kuidas sa oled jõudnud edasi võrreldes sellega, mis oli sinu tase enne. Nimelt Oskar Lutsu kevade ajal oli see olemas, seal öeldi, et kui sa tervet rehkendust ei jõua, siis tee pool, aga tee ise, ütles õpetaja Laur Tootsile. See tegelikult on see, et tema annab, ta näeb, kui kaugel ta oma õppimisega on ja ta vaatab, kui palju ta edasi liigub. Kui me selle nii-öelda nagu omaks võtaksime, selle ära õpiksime, mismoodi kujundav hindamine saab õppimist toetada, aitaksime inimestel oma erinevaid õpistrateegiaid nii-öelda välja kujundada, võtaksime maha selle kooli hirmu, mis on tõesti nendel täiskasvanutel, kes on käinud selles tuupimiskoolis, siis me sammuksime suure sammu edasi ja täpselt ma oleksin väga nõus, et
see on tegelikult ka osa lastevanemate rollist, et ka lapsevanem muutuks kujundava hindamise niisuguseks kaaspartneriks, oskaks oma last toetada selle asemel, et kodus jalgu trampida ja nõuda, miks sa 5 ei saanud või miks sa 4 ei saanud või miks sa 3 ei saanud, aidata tal tegelikult rõõmustada oma 3 üle, kui see on tema jaoks väga suur saavutus, toetada teda selles protsessis, et see on väga, väga suur asi ja põhimõtteliselt on ju meil ka lastevanemate koolitused olemas, aga need enamasti on väga kallid, need ei ole kättesaadavad, Gordoni perekoolid ja asjad ei ole tegelikult kättesaadavad nendele sihtgruppidele, kes seda võib-olla tõsiselt ja palju rohkem vajaksid, nii et ma arvan, et see on üks võtmeküsimusi. Jah, ma tahaks siit jätkata, et nagu ma ütlesin, ma olen karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskusest ja see, millest Margit Sutrop just rääkis, selle pealkirjaks me täna olemegi pannud karjääriteenused ja karjäärinõustamine. Ja mul väike siuke salasoov kasutada ära, et mikrofon on minu käes, et kui Mati Eidmets hommikul alustas sellega, et meie peades võiks toimuda see paradigma muutus elukestva õppekäsitluses, et me ei räägi kitsalt täiskasvanust, loengus istuvast inimesest, me räägime läbi elu õppimisest kõigi oma vormides, siis ka karjääri puhul ja karjääriteenuste ja karjääriplaneerimise puhul on see laienemise paradigma muutus toimumas, et me ei räägi enam ühe ameti redelil ronimisest, me räägime sellest, et igasugune õppimine, igasugune töökogemus ongi meie planeerimise aluseks, et neid otsuseid vastu võttes me karjääri planeerimegi. Ja mis puudutab nüüd neid konkreetseid oskusi, siis 2 käega nõus eelkäijatega, et kõigepealt tuleb vaadata enda sisse, kes mina olen, millised on minu tugevused, nõrkused. Ja eelmisel aastal läbi viidud karjääriteenuste uuring, süsteemi uuring näitas, et tegelikult Eesti inimesed on päris hästi oskavad seda teha. Aga nüüd järgmine samm, et analüüsida ja vaadata, mis minu ümber toimub, mis toimub tööturul, millised on õppimisvõimalused, et nendest oskustest ja sellest informatsioonist on puudu. Me ei oska, või tähendab, seda informatsiooni on, aga me ei suuda leida seda minu jaoks kõnekat ja minu jaoks vajalikku informatsiooni. Ja järgmine 3. oskuste plokk on siis seotud sellega, et võtta see otsus vastu ja tegutseda. Et siin on kindlasti õpetajatel, lapsevanematel ja karjäärispetsidel palju tööd ära teha. Lihtsalt siis info korras ütlen, et täna meil on laias laastus karjäärispetsialistide võrgustikke 3, on noortele suunatud piirkondlikud teavitamisnõustamiskeskused, karjäärikeskused, siis on Töötukassas on olemas nii karjäärinõustajad, kes küll toetavad pigem töötud ja tööotsijaid, aga avatud on ka karjääriinfotoad, mis tegelikult on avatud kõigile. Iseasi, milline on siis see professionaalsus ja mida need näitajad räägivad, et kuidas need Töötukassa nõustajad ja ka noortekeskuste nõustajad oskavad aidata. Ja 3. grupp on siis kõrgkoolide juures tegutsevad karjäärikeskused, et meie suuremates kõrgkoolides on ikkagi see tugi meie tudengitel olemas. Saan siis nüüd sõna meie toredast kursusest uuesti õppima, et mis on siis suunatud sellele samale sihtgrupile, kes on põhikoolist välja langenud või põhiharidusega. Ja Vabaharidusliinis hetkel siis vabaharidusliku programmi raames teevad seda Tartu Rahvaülikool ja Haapsalu Rahvaülikool. Tartul läheb see natukene paremini ja Haapsalul veidikene kehvemini, et tõesti, et see inimene üldse jõuaks sinna maani, et ta hakkab enda sisse vaatama, et selleks on tal ikkagi vaja sellist väikest tõuget või sellist julgustust, kes tooks ta kas siis käpa otsas või kuidas iganes sinna ukse juurde, et need siit sisse tulles nüüd sa saad osaleda sellisel toredal koolitusel, mis pakubki sulle võimalust õpioskusi arendada, enesekohaseid oskusi ja nii edasi. Tegime nendega läbi ka väga praktilisi tegevusi, käisime kutsekoolis, käisime täiskasvanute gümnaasiumis, nad said kõike seda maitsta. Ja tuues näiteks siis nüüd Haapsalu kursuse, me alustasime 1,5 aastat tagasi ja 1 aastaga sai meile selgeks, et üksinda Rahvaülikool ei suuda selliseid kursuseid läbi viia. Selleks on vaja nii Töötukassa tuge, nii koolide tuge, omavalitsuse tuge ja nii edasi. Et tegelikult selle teema edasiarenduse tõesti, et võtta päevakorda ja ükskord arutadagi just seda kindlat sihtgruppi ja tegeleda sellega väga suures ringkonnas, see oleks väga tervitatav tegevus. Tartu Rahvaülikool hetkel on KÜSK-i projekti 2. etappi vist taotlus sisse andmas ja tõesti
noh, see on nagu keeruline, et me ka oleme mõelnud, et no viskaks püssi nurka ja et mis me nendega nagu jamame, aga samas ikka jälle mõtled, et päästad ära need 3-4 inimest ja on ka nagu hästi-hästi hea meel. Et kui 8 inimest alustavad ja käivad 120-tunnise kursuse läbi, 6 tükki nendest lõpetavad, et siis nad tõesti lõpetavad selle niimoodi, et nad on leidnud endale uued sõbrad, nad on rahulolevamad, targemad ja paremad ja natukene ka õnnelikumad, et ma näen, meil on väike linn, näen neid linna peal, kes kus töötab ja nii edasi või siis on õppimas olnud. Mis on nagu probleem ongi see, et selliste kursuste juures, et kui neid nagu korraldada, nad enamasti saame need õppijad Töötukassa kaudu. Kui me korraldame neid koolitusi õhtusel ajal, siis nad sinna tulla ei soovi, kui me korraldame neid päevasel ajal, siis nad jäävad sellest eemale niipea, kui nad on leidnud töö ja ongi täiesti normaalne. Töötukassa ülesanne on ju leida inimestele esmalt töö ja kui nad selle töö on leidnud, siis see õppimine jääb nagu sinna paika, et kuidas nagu selliste koolitustega edasi niimoodi, et need saaks nagu käsikäes areneda, et nii see töökoht kui ka see kool, et nad ei jääks nagu üks ei jääks nagu teisest sõltuma, et see on nagu selline keeruline protsess, et nad ei kukuks siis sellest õppeprotsessist välja, kui nad on töö leidnud. Et kui selle koha pealt on nagu mõtteid ettepanekuid, siis oleme suured kõrvad kuulama. Nii, aitäh. Ma küsiks nüüd Narvast vaadates, mis laadi koolitust kõige rohkem oleks vaja või milline huvi kõige suurem on täiskasvanute koolituse puhul ennekõike? Täiskasvanute koolituste puhul? Ma mõtlesin praegu, et see oli väga hea mõte, mis siin kõlas, et see enese tundmine ja selle kujundamine, see on tõesti nagu, sest me pakume see, mis siin varjata praegu, et isegi pedagoogidele, kes peaksid olema vähemalt formaalselt huvitatud koolitustest, me pakume koolitusi, näiteks praegu seisuga väga aitab Narva kolledž, aga meil on väga suuri probleeme motiveerimisega, et saada sinna pedagooge. Isegi koolitustel, mis tõesti on nagu vajalikud, et praeguse seisuga on kujundav hindamine, väärtuskasvatus, uurimistöö alusel, nad on tõesti vajalikud, aga rühm ei ole täis. Kaugele sellest. Jällegi Narva kolledži juures tegutseb ka lastevanemate akadeemia ja lasteülikool. Seal käivad jällegi need, kellel ei ole probleemi selle õppimisega ja õpihimuga, kellel tegelikult ei ole probleeme lastega, kes on huvilised, kes on huvitatud oma lastest. Ilmselt ongi oluline selle õpistrateegiate õpetamine, enese tundmise õpetamine, õpioskuste kujundamine kooli eas, et see oleks eakohane, et alustada ikkagi õiges vanuses, et see jõuaks kohale, et see oleks loomulik, et õppimine oleks loomulik, et see oleks kohustus. Lootust on jällegi, ma olen lihtsalt optimist, vähemalt õppekavades, vähemalt kooliõppekavades, vähemalt paberi peal, et ma väga loodan, et see on esimene aasta õppekavade, uute õppekavade ellurakendamise esimene õppeaasta, ma väga loodan, et me käivitame, et see hakkab ikkagi toimima. Vähemalt paberi peal meil on see, ja vähemalt see on teadvustatud ja see, et me täna sellest räägime, annab ka lootust. Tuli hästi välja see elukestva õppe üks niisugune paradoks, et õppima tulevad hea meelega need, kellel on asjad hästi ja õppima tulevad hea meelega need, kes on juba hästi palju varem õppinud. Aga need, kellele tegelikult seda vaja oleks võib-olla kõige rohkem, neid on suhteliselt raske tuua mängu ja see on nüüd see tarkus, et kuidas neid rühmasid, kes on tegelikult kogu aeg eemal olnud, sisku. Ma usun, et need e-oskused on kahtluseta üks vahend, mis võimaldab neid lähemale tuua. Mõtleme vaatemaailma koolituste peale, see ei olnud IT-koolitus, ja kui me lõpetasime seal internetipanka ja mida veel, aga enamuses oli see hoiakute ja üldise kaasamise koolitus. Täna me näeme ka, et kõige kiiremini kasvav internetikasutajate rühm on vanemad inimesed. Ja just nimelt selle jaoks, et olla ühiskonnas kaasas, olla lastega kaasas, olla suhtlemises kaasas.
nii et need oskused, siis baasoskused, mille kaudu siis saab anda väga, väga erineva valdkondliku teadmist. See sama meie kriitiline sihtrühm, sealt ikkagi ligi pooled on internetis. Nad kõik on mobiiltelefonides, nad on tõenäoliselt 3 aasta pärast kõik nutitelefonides. Eks anda neile need võimalused oma huvid sealt realiseerida ja sinna kõrvale siis kõike seda muud, mida me neile kõrvale pakume. Ja mul õnnestus olla veebruari algul Põhjamaade ja Baltikumi peaministrite kokkusaamisel Stockholmis, kus see sama teema, et see ühe vahendina on nagu ka aktsepteeritud ja tõesti aru saadud kui võimas töövahend. Jah. Ma julgeks Haapsalul pakutati ühe idee, mis need teha, kes seal on koolis ja lähevad ära tööle ja enam kooli tagasi ei tule. Et see idee oleks siis ühtlasid ja niisugune, mis aitaks üksteisele lähendada kooli, et siis seda õppekeskust, töötukassat ja tööandjat. Ja ma pakuks välja niisuguse mõtte, et seada sisse enesevaatluse skeem päevik, mina kui õppija. Kondikava mul on olemas, kui vaja on, võin appi tulla. Ja ta läheb tööle, ta läheb tõepoolest tööle, aga ta analüüsib ennast tööl õppijana selle skeemi järgi. No nüüd ta võib ütelda, et sa tegema mulle selle, kelle sellest keegi ei maksa. Töötukassa võiks talle tohtukese maksta selle eest. Ja teie olete need, kes juhendavad, kuidas seda skeemi siis ikka, kuidas seda vaatluslehte ikka täita. Mina kui õppija uuel töökohal. Aitäh, see on väga hea idee. Probleem on rohkem võib-olla selles, et kui nad on töö leidnud, siis nad lihtsalt katkestavad selle kursuse ja võtad, see on nagu see kurb aspekt selle asja juures. Jah, kui te seal siis edasi... Abiga võiks nüüd natukene nimisi, esiteks sa jätta pooleli asja, mis sa alustasid. Sa alustasid õpikursusega, see jätkub sul nüüd töö. Nii, aitäh. See on see koht, kus tööandjatega saab siis paremini koostööd teha. Ma küsiks, kas sisu teemal on ka saalist mõtteavaldusi? Ma olen mikrofoni taha viima, kus on uued käed ka. 3 tükki ka jääb. Ma lihtsalt tahaksin vahemärksõna öelda selle kohta, et õpivad need, kes on õppinud. Tuua seda näidet, et mind sõbrad aeg-ajalt ikkagi meelitavad huisutama. Ma ei taha mitte kuidagi minna, sest ma lihtsalt ei oska huisutada. Ma tean, et see lõpeb sellili olemisega 2 minuti pärast ehk see, mis Margit Sutrop ja rääkisid, kui ei oska õppida, siis tantsime kõrvade peale, aga õppima uuesti tagasi ilmselt ei too. Eks nii on. Kaisa Hansson olen Tartu Rahvaülikoolist, et Heli rääkis siin hästi palju uuesti õppima kursusest. Ma jagaksin oma kogemust, et mina olen Tartu Rahvaülikoolis see õnnetu või õnnelik, kes meid ja meie kursusi nähtavaks püüab siis ühiskonnas teha. Ja kui meil sügisel uuesti õppima kursus algas, see ongi siis seesama meie sellele valusale sihtgrupile mõeldud kursus, et põhikooli lõpetamata meie õppijad ja noored siis jõuaksid tagasi ülikooli, ehk siis Rahvaülikooli sel näitel. Siis oli meil väga-väga suur ülesanne ees, et kuidas need noored siis kätte üldsegi endale võidelda. Ja me valasime väga palju higi, verd ja pisaraid, et neid noori leida. Ja kui kursuse alguseni oli jäänud circa 2-3 päeva, siis oma kolleegi käest küsides, kuidas meil on läinud tavareklaamiga lehtedes, mida me väga palju avaldada just ei saanud, siis ta ütles mulle, et jah, et umbes 3 noort on kirjas ja 2 nendest ei ole ka üldse kindlad tulijad. Minul siis läksid jalad nõrgaks, et mis me teeme, et tahaks ju aidata neid noori. Kirjutasin siis südantlõhestava pressiteate, eirates igasuguseid pressiteate kirjutamise reegleid, ERR, absoluutselt kõik meediakanalid Eestis, mis mulle iganes pähe tulid ja mis meie sellised kontaktid ja partnerid siis on. Ja sügisel läks õnneks, tuli lausa 6 kajastust. Ma kutsun kajastuseks seda, et artikkel, lugu, intervjuu ja isegi venekeelne meedia võttis ühendust, mis oli väga kihvt. Ja kogunes siis kokku kuskil 13 noort umbes täpselt, kellest pooled lõpetasid. Väga hästi läks. Kujutate ette, et Lõuna-Eesti peale tuli ikkagi 13 noort kokku, et neid on väga raske kätte saada.
ja nüüd, kui ma natuke veel võin rääkida, siis samalaadne kursus algas meil nüüd uuesti sõbrapäeval. Ehk siis 14. veebruar ja selle grupi kokkusaamine oli juba raskem, sellepärast et kirjutasin samalaadse infokirja, aga juba mitte enam nii südantlõhestava, vaid lihtsalt sellise teate, et olge kena ERR ja teised tele ja igasugused meediakanalid, et tulge meile taaskord vastu, lugege see uudis ette, kirjutage, ühesõnaga andke meie infi edasi. Ja mulle vastati, et oi, et aga sügisel teil just see oli ja see ei ole enam mingi uudis ja mitu noort te saite. Ma ütlesin, et umbes 13, oi, no see ei ole mingi sihtgrupp, et mis te tahate, et see ei ole meie jaoks seksikas teema. Ütles mulle ERR-i avalikkussuhted siis. Ja natuke lõhkise küna olime siis. Aga paari lehte me siiski väikese intervjuu saime või sellise uudisnupu, et mul nagu oli õudselt kahju, et ühiskond nagu ei tulnud meiega kaasa, et me teeme tasuta kursust, otsime neid noori tõesti, tõsiselt veri ninast väljas otsime, aga meiega ei tehta koostööd. Et sellest oli hästi kahju, aga läks seekordki õnneks üleinimlike ponnistuste tulemusena siiski praegu õpib 14 noort ja igapäevaselt me neid siis motiveerime ja seletame, paitame päid ülekantud tähenduses ja 14, jälle on nii-öelda pihus. Et lihtsalt selline praktiline kommentaar asjale. Aitäh, siit tuleb küsimus. Küsiksin selle kogemuse kohta, et siin ettepanek oli lapsevanematega kontakti võtta, et kas olete proovinud, et teha üks esimene koolitus, pisikene seminar, teha kõigepealt nendele, kes põhikoolist välja on langenud, nende lapsevanematele, sest et ma arvan, et üldiselt enamik emasid ja isasid tahab, et nende lastel elus hästi läheks ja Eesti inimene üldiselt arvab, et hästi läheb siis, kui ta koolis käib. Ja ma arvan, et lapsevanemad kõige tundlikumad selliste nii-öelda nagu kõige tundlikumad oma laste murede suhtes on pubekaealiste vanemad, kes ei saa oma lastega hakkama. Et kuidas see spetsiifiline seltskond on, et kas muidugi on nende enda vanematel ka probleeme olnud, aga kui see ei ole mitte suunatud sellele, et neid arvustada selle eest, et nende lapsed on sellised, vaid tõepoolest niisugused praktilised nipid, trikid, mida me teile õpetame, kuidas oma lastega toime tulla, et kas midagi sellist äkki proovida, et olete proovinud või kas see võiks mõte olla? Otseselt proovinud ei ole väga hea mõte. Kui meile keegi annaks mingi mõnusa andmebaasi nendest lapsevanematest siis, kelle lastega probleeme on. Koolid ju teavad, kes neil välja on langenud. Jah, me oleme küsinud seda sotsiaaltöötajatelt ja otseselt selliseid konkreetseid kontakte nad meile väljastanud ei ole, et ma ei tea, kas on andmekaitsega midagi seotud või ühesõnaga jälle mingisugune väike kinnijooksmine seal vahepeal, aga lapsevanemate kaudu nad loomulikult meile üldse jõuavad, ega nemad ilmselt neid lehti ei loe või raadiot ei kuula, vaid neid ikkagi lükkavad meile uksest sisse lapsevanemad või head sugulased. Koolid ei tohi muidugi anda teile andmeid, aga koolid saavad kontakteeruda nende lapsevanematega, kelle andmed neil on alles, selles mõttes on see ju võimalik. Ühesõnaga hea idee, et seda võiks nagu kõrva taha panna. Mina kommentaariks ikkagi lisan seda, et meie pöördusime koolide poole, et kas te saate edastada seda võib-olla, nendel on kindlasti olemas ju andmebaas meilid, eks ole, et saata edasi sellise kursuse nii ja nii info, siis meie koolid, kes meil Haapsalus olid, ütlesid, et meil ei ole neid lapsi, kes on põhikoolist välja kukkunud. Ja nii nad ütlevadki lihtsalt. Ja on teada, näiteks meil on olemas, me saime teada küll numbrid töötukassast näiteks, et meil on Haapsalus 30 inimest, kes on põhikoolist, terves Läänemaal on 30 inimest, kes on põhikooli, vähem kui põhikooli haridusega ja 80 inimest, kes on põhiharidusega. Ja nendele edastati ka see info. Esimene kord läks kõik nagu hästi, teine kord hakkas juba tulema see, et aga teie ei paku nendele sõidutoetust ja kuidas nad teie juures hakkavad käima, et me anname nendele selle info edasi, aga eriti konsultandid ei taha ka öelda sellepärast, et justkui pressivad nendele peale sellise lisakohustuse, et sa nüüd mine sinna kursusele, aga sa ei saa isegi seda sõidutoetust, mis sa saaksid töötukassa kursusel. Nii et paraku need on väga majanduslikud põhjused sageli, mille pärast nad jäävad. Narva oli? Sotsiaalselt ka, et kuna mul on 3-aastane kooli juhtimise kogemus, siis ma olen nende vanematega töötanud, et koolitamine on nagu kõige
et see on viima ilmselt, mis tuleb pähe nende vanemate puhul. Et no tõesti nagu, et seal on nagu probleemide lahendamine, et nendel vanematel on tõsiseid probleeme endaga hakkama saamisel tavaliselt. Et eelkõige sotsiaalsete ja igasuguste majanduslike probleemide lahendamine ja siis koolitamine. Kuulge, meil oli seal taga veel tegelikult 2 kätt. Ja kiiresti teeme niimoodi, et nüüd on 1 minut sõnavõtus aega. Jah, ma ei tea, kes järgmine on. Mulle väga lühike. Ma tahan öelda, et me oleme praegu tohutult palju tegelenud tagajärgedega, aga me pole üldse rääkinud ennetamisest. Ja ma arvan, et see ennetamine peab ikka toimuma põhikoolis. Ja ühes kokkutulekul ka mina olen käinud selle haridusstrateegiaga nüüd 5 vist maakonnas. Ja üks küsimus, mis minule oli see, et kuidas peaks õpetaja saama kaitsta lapsevanemate eest. Ma arvan, et see lapsevanemad on muutunud nõudlikumaks, aga ma arvan, et tegelikult kuidas saaks koostööd lapsevanematega teha põhikoolis ja ma arvan muide, et väga oluline oleks ka õpetajate organisatsioonide ja lapsevanemate ühisorganisatsioonid. Et siis oleks mingisugust lootust, et koos ühiselt niimoodi tegutsedes oleks natukene võimalust ehk ennetamist teha, sest see, et meil langevad põhikoolist välja, on ebanormaalne. Nii, ja seal oli veel 1 minut korra. Mul on märkus korralduse kohta, et meil võiks ikka mingi kord olla selle paneeli juures ja Ants Sild tegi väga hea ettepaneku, et kui me millestki arutame, siis arutame, mis on kõige tähtsam, mis on prioriteetne, millised sihtgrupid on kõige tähtsamad, seal 1., 2., 3. näiteks. Ja selle peale Mati viis jutu mujale ja haridussisule ja nii edasi ja sisust läks omakorda, eks ole, ei tea kuhu kohta. Ja kui sisu arutati, siis selgus, et põhijutt on siis igasugustel vabaharidus- ja karjäärinõustajatel, kes lapivad tegelikult üldhariduse aukusid. Nii et tegelikult mina leian küll, et põhiline grupp ei ole mitte põhikoolist välja langejad, mis on tegelikult süsteemi tagajärg, vaid alustama peaks ikkagi haridusteooriast, et miks ikkagi põhihariduses on rõhk niivõrd sellistele teadmistele, mis viivad siis väljalangemistele ja mis ei taga siis neid ellujoomise oskusi, mida karjäärinõustamine ja kõik muu pärast tagantjärele anda peavad. Nii et õpilased peavad sundkorras põhikooli lõpetama ja siis vaatama, kuidas elus hakkama saada. Nii et põhiline grupp peaks ikkagi olema haridusteoreetikud, kes saaksid aru, mismoodi asjad tegelikult käivad, aga mitte ei tegele siis üksikute pisiasjadega. Aitäh! Nii, jah. Kuni olen hästi ebaviisakas ja ütlen, et siin algabki see hoiakute ja suhtumiste muutmise vajadus. Mulle ei meeldi kuidagi kuulata, kui keegi ütleb igasugustel vabaharidustkoolitustel ja karjäärinõustajatel. No, meil on demokraatia. Nii, tänast päeva vaadates ja kuulates, siis me panime tähele, kuidas toimub meil see paradigma muutus või kui see kole sõna ei tea, mis tähendab. Hommiku poole me rääkisime kogu aeg, tähtudasime selleks, et õppimine on selleks, et kellekski saada. Täita ühiskonna poolt nõudnud ülesanded ja täita auke tööjõuturul. Ja nüüd meil on tekkinud väga tugev paat, Margit Sutrop ja Venemaa Verniku paat, mis räägib, et tähtis on hoopis milliseks saada. Mitte kelleks saada, vaid milliseks saada. Et kumba nüüd mille alus? Mulle tundub, et selleks, et inimene omandaks piisavalt teadmisi ja taipaks enda kohta ühiskonnas, peab tal olema ikkagi see pagas, mis me räägime, oleme viimasel mitu sõnavõtjat on sellest rääkinud, et missugused me oleme. Mitte see, et teha karjääri või karjääriõpetaja, olla karjäärist või mis ta on see karjääriõpetaja, vaid olla eetikaõpetaja. Mis on see meie kõlblus, mis paneb aluse sellele, et suuta õppida lõpuks ametit, täita oma rolli ühiskonnas, aga kui me alustame ainult ametitest ja kellekski, siis me võime kasvatada lihtsalt tarku, sulisid. Nii, viimane kommentaar selle teema kohta, siis meil on veel mõni minut aega nagu viimast ringi rääkida. Klaarimise ja selgitamise punkt ja siis on üks oskus. Aga hästi kiiresti. Üks asi on see, et täna
noorte karjäärikeskuste karjäärispetsialistid tegelevad ka ennetustööga, et nende selline põhitöö sisu nende väikeste ressurssidega, mis nende keskuste jaoks on olemas, on põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste lõpukursuste klasside õpilased, et ja püütud on võimalikult palju siis teha ka grupinõustamise gruppidega tööd, et jõuda võimalikult paljudeni, pluss juurde siis individuaalne. Teine, mis ma tahtsin tõstatada, et keeleoskus, küsiti oskuseid, et me ei ole sellest rääkinud, aga Eestimaa on juba selline, et meil on palju venekeelseid elanikke ja jällegi eelmise aasta karjääriteenuste süsteemi uuring näitas, et venekeelsete elanike osas on see teadlikkus palju madalam, seal on väga suur vahe, väga enamus aspektides. Et neid tuleks toetada ja siis mul tekkis üks idee, et kui siin see e-oskuste koolitus oli hoiakute kujundamiseks, siis võib-olla oleks ka keelekoolitus hoiakute kujundamiseks, et keelekoolitused toetaksid siis elukestva õppe osas hoiakute kujundamist ja sellist aktiivset osalemist. Aitäh! Meil on jäänud 10 minutit aega ja ma pakuks seda kulutada küsimusele, mis puudutab elukestva õppe korraldust. Ehk siis küsimus, kelle asi see on, millest me täna siin räägime. Need rääkijad ja ma arvan, osalejad jagunevad tegelikult jämedalt siin meil praegu 2 lehte. Ühed on niisugused jutumehed, nagu mina, kes tegelikult ju igapäevaelus teevad hoopis mingi muud asja. Ja siis on need inimesed, kes siis nagu mingil viisil on võib-olla ka seotud sellise praktilise tegevusega selles valdkonnas. Ja siis kuskil on ka mõned inimesed, kes on võib-olla otsustajad ja võib-olla ka mingid raharessursside jagajad. Et kui te nagu mõtlete natuke selles võtmes, et kas see Eesti elukestva õppe korraldus, maksumaksja raha kasutamine selles valdkonnas, inimeste endi ressursside kasutamine, firmade poolne toetus. Kas selles osas on asjad enam-vähem okei või oleks siin vaja ka mingisuguseid samme võtta või mingisugust toimetusi ette võtta? Jah. Mina nimetaks 3 asja praegu siin kasutaks seda võimalust. Esimene on, et otsustada tuleb, kas jätkame lausliberaalse hariduskorraldusega või leiame Eesti tee. Ehk siis, kas haridusstrateegia tuleb või ei tule, kas Eesti riik saab hariduse arengukava või ei saa. Ja otseselt on see poliitikute pärusmaa. See, et meil seda ei ole, on poliitikute tegemata töö. Mina ei tea, milliste huvigruppide huvi see on, et seda strateegiat ei ole, aga seda strateegiat on vaja, seda otsustust on tarvis. Ma loodan, et ei tule täisliberaalne otsustus, vaid tuleb Eesti tee, mis tasakaalustab siis isikliku huvi ja ühiskondliku huvi, nagu sa alguses siin küsisid. See on üks. Teine, õppekavadesse peab kohustusliku osana sisse minema kogu see enesekestus, üldoskused või võtmevägevused ja lapsel mitu nime. Üldhariduse õppekavas see on 97. aastast sees, aga see pole teoks saanud. Täiskasvanute koolitus praegu surub üsna tugevalt selleks, et võtmepädevused oleksid õppekavades sees. Aga sellega peab kaasnema ka see, et õppeasutuste tulemuslikkuse tegevuse hindamisel on need asjad sees. Neid praegu ei ole, nii kaua kui on eksamitööd, tasemetööd, riigieksamid ja nii edasi, nii kaua see isiksuse arengusse panustatu ei kaja kohe mitte kuidagi. Kogemused selleks on olemas, see on minu armastatud teema sisehindamine. Et kas praegu ta on surutud nurka, kööginurka, kas me surume ta kempsuukse ette või kuskile kaugemale veel, või me anname talle elujõu. Selle sisu, ju sisehindamise sisu tegelikult oli prioriteet number 1, seal oli jälgida, kuidas kool toimetab, õppeasutus toimetab õppija arengu huvides ja millisena ta näeb selle tulemust. Ja 3. puudutab huviharidust, vabaharidust ehk siis nende omavahelist seost.
vabaharidust, no huviharidust me räägime koolis, vabaharidusega me räägime väljaspool kooli, tegelikult on fenomen üks ja seesama. Ka see osa ühiskonnas on praegu taandunud väga tagasihoidlikule kohale. Minu seisukoht ja sügav veendumus on kõiki neid isiksuse asju, üldpädevusi ei ole võimalik õpetada ainult ainetunni raames. Ka ainetunni raames on väga palju võimalik ära teha, aga nende arengusse on vaja kaasata inimese elutegevust võimalikult tervikuna. Koolid võimalik täistervikut ei saa kaasata, aga huvihariduse, vabahariduse kaudu saab anda selle vaba mõõtme, mis on vajalik, ma ütleksin nii vaba isiksuse, suveräänse õppija arenguks, kus ta peab ise otsustama, ise kavandama oma tegevused, kus esimesel kohal on enese ja sellega seonduv ja siis alles kohustuslikud asjad. Siin on praegu pigem tagasikäik kui edasikäik, vabahariduslike koolituste kavad tuleb seostada üha rohkem kutsestandarditega, ehk siis nad on orienteeritud kutsele, nad on orienteeritud töömaailmale ja teised valdkonnad, mis inimesel elus on, neid ei olegi nii palju, see on isiklik elu, see on sotsiaalsed suhted, see on kultuurielu ja neljandaks siis tööelu. Teised valdkonnad jäävad tahaplaanile. Need teised valdkonnad peavad saama elujõu ja nende elujõu allikas on tegelikult vabahariduslik luu. Ma jätkaks ka sealt, et ütleks, et ma arvan, et kui Mati küsib, et kelle asi see on ja kust kohast need ressursid peavad tulema ja mismoodi see asi toimub, siis ma arvan, et võtme küsimus on see, et see on kõigi asi. Ja see on koostöö küsimus ja mul on hea meel, et elukestva õppe haridusstrateegiat on koostöökogu, Eesti koostöökogu vedanud ja ma arvan, et see sõna koostöö on seal väga oluline. Kui me haridusstrateegiat tegime, siis meie ees seisis küsimus vaadata, mis on need 3 või 5 võtmekohta, kust kõik muutused võiksid alguse saada. Ja minu meelest meie analüüs näitas seda, et tegelikult on kõik asjad kusagil olemas. Igasugused strateegiad on juba olemas, igasugused probleemid on tuvastatud ja sellest on tõesti 15 või 20 aastat juba räägitud. Küsimus on selles, et on olemas sellised võtmekohad, kus mingisugused asjad, sõlmkohad, kus äparduvad. Ja need on enamasti need kohad, kus on vaja mingisugust koostööd ja ma arvan, et elukestva õppest niisuguse tõeliseks ellu rakendamiseks on täpselt seesama. Küsimus on eri ministeeriumide vahelises koostöös, eri ametkondade vahelises koostöös, seal, kus on kooli ja kogukonna vaheline koostöö, seal, kus formaalhariduse ja mitteformaalhariduse või vabahariduse piire saab lõhkuda, seal kohas, kus sõnaga kodanikuühiskond ja avalik sektor, kus erasektor omavahel kokku peaksid saama. Need on need kohad, kus tegelikult nende samade piiratud ressurssidega on võimalik väga palju ära teha, kui nii-öelda kõigepealt tuvastada probleem ja see probleem koos lahendada. Et ma arvan, et siin mingisugust muud retsepti ei ole, kui me peame oma koostöövõimekust lihtsalt suurendama, loomulikult riiklikult mõtlema, ma ei tea, kellele see sõnum peaks siin selles saalis minema, et oleks seda niisugust asja vaja, et meie tegelikult elukestva õppestrateegia lõpuks kokku võiks võtta, et meil oleks vaja nii-öelda neid kohti, kus või neid päid, kes võiksid strateegiliselt mõelda, tugevdada neid kaelu ja tõepoolest strateegiliselt seda asja planeerida. Ma arvan, et siis see ime, mida Eestis võiks küpsetada hariduses tegelikult teostuks ja kindlasti see paradigma muutus, ma arvan, toetab seda, see on ka haridusstrateegiasse sisse kirjutatud, et tõepoolest selle asemel, et me annaksime nii-öelda elukestvas õppes uusi teadmisi või arutaksime, missuguseid teadmisi on rohkem vaja, me peaksime mõtlema, millist inimest me kasvatada tahame ja see kasvatus või selle inimese kasvamise toetamine on elukestvas õppes tegelikult elukestev. See on just nimelt see, et milliseks see inimene ise kujuneb või saab või missugune on see inimene, kes siis ka ise uut ühiskonda tegelikult luua suudab, et on olemas mitmed niisugused isikuomadused, mitmed võtmepädevused, üldpädevused, millest meil võib-olla puudus on, nende arenemist ja kujunemist me ka tegelikult ei saa inimeste pähe panna ega otseselt ka neid kujundada, aga me saame toetada sellise inimese kujunemist, kes selles ühiskonnas, mis meil on ja mida me homme loodame saada, saaks paremini toime. Aitäh! Paar viimast lühikest mõtet. Mina tahaks küll öelda, nüüd läheb asi tegelikult põnevaks ja tõsiseks sisuks.
ma tahaksin väga paluda ja soovitada läbi lugeda OSCD raport möödunud sügisest, Estonia Towards Single Government, mis räägib horisontaalsete strateegiate tegemisest ja meie võimekusest. See on süsteemne võimekus, kõik, kes tegelevad strateegiatega, peavad aru saama, et seal ei ole tööriistu. Strateegia ei ole üks dokument, strateegia on ka meie elluviimine, meie mõtlemine, meie tegutsemine. Strateegia laias mõistes ei ole see, et kuskilt tuleb mingi kinnitatud dokument ja siis me saame õnnelikuks. Ei ole nii. Et sellepärast mina ütleks, et sellise strateegilise juhtimise, mis tähendab ka elluviimist, selle võimekus on tänase Eesti hariduse probleem ja prioriteet number 1, juhtimisvõimekus. See on põhjus tagajärg seostes, millest siin räägiti, arusaamine ja siis nende põhjuste ja tingimuste loomine. See on nagu demokraatlik riik. Me loome ühed institutsioonid, et siis see riik hakkaks toimuma. Kogu aeg teeme jõuga, et luua tingimused. Täna neid tingimusi nagu juhtimise vallas me ei oska ja ei suuda luua. Jah, see on haridusteoreetikud, aga veel rohkem on see tegelik igapäevane juhtimine ja juhtimispraktikud. Meie koolijuhid, meie erinevate institutsioonide juhid, kelle juhtimisteadmised kahjuks on nõrgavõitu. Ülikoolide, instituutide, direktoritel, ma arvan, et enamustel ei ole mitte tundigi kaasaegset juhtimiskoolitust. Eks kahjuks on nii, et juhtimine on minu jaoks märksõna number 1. Kui me seda korda ei saa, siis me jäämegi tegelema tagajärgedega. Tahaksin lisada selle, et professionaalne tugi tuleb professionaalsetelt spetsialistidelt, professionaalsetelt õpetajatelt. Et meil on olemas nüüd uued riiklikud õppekavad, et ma tahaks olla ikkagi optimist ja hoolimata sellest, et on olnud tagasikäiku 96-ndast, et püüame selle järgi nüüd tegutseda ja tõesti meil on õppekavades täna läbiva teemana elukestev õppe ja karjääri planeerimine, aga kuidas seda ellu viia, kuidas õpetajad aidata, jah, Innove ja karjääriteenuste arenduse poole pealt me oleme teinud erinevaid metoodikaid ja õppematerjali ja tuge, aga sellest on vähe, et õpetajad peab koolitama seda siis oma ainetunnis kasutama. Ja loomulikult kahe käega, et valikaine kui selline on see tuleviku lahendus. Teine pool, mis optimismi võib-olla lisaks, et käib ju 2014 pluss planeerimine, et selles mõttes on see konverents väga õigel ajal, et kui tekivad kokkulepped, siis tuleb kaasa rääkida nende tõukefondide uute perioodide planeerimisel. Hoiame silmad kõrvad lahti ja räägime kaasa. Mina tahaks nüüd tuua ka välja sellised 3 asja, et esmalt on hästi meeldiv kuulda, kui inimesed räägivad vabaharidusest ja teavad, millest nad räägivad. Sageli räägitakse vabaharidusest kui millestki, ei tea millest. Aga vabaharidus on see asi, mis annab ja pakub inimesele selle võimaluse ja need oskused toime tulla iseendaga, tööelus toime tulla, paremini oma peres toime tulla ja olla õnnelikum. See nii on olnud ja ma arvan, et see niiviisi nagu jääb ka. Siin on ka küsitud mitu korda täna, et kas haridusstrateegia hakkab kehtima või saab toimima või ei saa. Siis olen eelnevalt kunagi seda kriitikat avaldanud ja jätkuvalt arvan, et ikkagi selles 5 väljakutses võiks olla kajastatud ka sõna täiskasvanu haridus, et kui seal on tõesti välja toodud selgelt kutsekõrg ja üldharidus, siis täiskasvanu haridus või vabaharidus on sealt täiesti kõik välja jäetud. Ja 3, mida me siis koolituste pakkujana ootame, on ikkagi see sama seadus, mis senini veel on poolikuks jäänud. Jah, ja minu seisukoht on selline, et siin jällegi kõlas väga hea mõte, et koostöö. Koostöö on võtmesõna ja korralduse kohta ilmselt alustada nii, nagu ma juba rääkisin, peaks algusest ja olla järjepidev oma tegevustes. Ja alustada võiks ka muidugi võib ka planeerida ja rääkida strateegiatest ja globaalsetest dokumentidest, aga alustada võib ka reaalsetest sammudest ja näiteks me eile juba kolleegidega rääkisime sellest, et meil linnas näiteks tegeleb karjääri ja elukestva õppe teemaga vähemalt noortekeskus noortemeesse orientiiriga.
meil on kutseõppekeskus, kes tegeleb kutsealase nõustamisega, meil on Töötukassa, meil on ka Narva kolledž, kus neid valikainena õpetatakse. Aga meil on ka 10 üldhariduskooli ja meil on 23 lasteaeda ja klassijuhatajad ei pruugi ja lasteaedade õpetajad ei pruugi teada, et näiteks Töötukassa on suunatud sellele sihtrühmale ja kolledž sellele ja kutseõppekeskus sellele. Et ilmselt meie haridusteenistuse järgmise sammuna lihtsalt kutsuda kokku kõik osapooled ja leppida kokku, et meil on mingi tsentraliseeritud nõustamise koht vähemalt. Et koole ja lasteaedi toetada ja nõustada ja aidata. Vähemalt esimese sammuna. Nii, aitäh. Ja päris viimane lause tuleb enne Malet. Mu viimane lause puudutab seda, et tegelikult ei ole täiskasvanu haridus sellest strateegiast välja jäänud. See on huvitav teema ja vajaks omaette veel pool tundi. Seal on sees elukaare mõiste ja see on tegelikult täna lahti mõtestamata ja selle tõttu seal on tõesti ainult paar näidet sellest elukaarest, mis siis puudutab seal põhiharidust ja gümnaasiumiharidust ja kõrgharidust, aga saalist oli meil enne ka jutt sellest, et täiskasvanu iga kestab kellel kui palju veel pärast kõrgharidust, kellel 10, kellel 15, kellel 55 aastat ja see on tegelikult periodiseerimata, lahti kirjutamata, ei ole päris selge, kuidas seda lahti kirjutada. Mati ei luba mul, ma võiks muidu veel rääkida sellest, aga Mati ei luba. Aeg lihtsalt otsas, tee ootab. Peep Müüls on viimane, kes saalist sõna saab. Head kolleegid, kui nii võiks öelda, sest kui ma räägin elukestest õppest, siis mõlemas mõttes kindlasti ka kolleegid lastevanematena ja ka nendel töökohtadel oma vastutustega, kus me oleme. Siin käis tegelikult nii ridade vahelt kui ka tegelikult otse küsimusele, mis edasi saab. Sellest me rääkisime, et see haridusstrateegia ettepanek on täna haridusministri laua peal, millest täna välja ka pressiteade selle kohta, et me ootame selle haridusstrateegia ettevalmistamist ja kinnitamist Vabariigi Valitsusel sellel aastal. Pärast tänast arutelu pakuks välja sellise mõtte, et me teeksime ettepaneku ja valmistaksime ette ka ühe arutelu Riigikogu kultuurikomisjonis. Pärast seda me võiksid tegelikult otsustada, kas see on ka suure saali teema, aga ma arvan, et täna, arvestades seda, et meil Riigikogu on olnud vähem kui aasta alles ametis, selle järgmise 3 aasta peale võiks seda teemat rohkem teadvustada ja eriti selles võtmes, mida Margit Rammo ka viitas, et praegu on ju ettevalmistamisel uus rahastamisperiood 2014-2020. Lisaks sellele on Rahandusministeeriumis ka praegu ülevaatamisel Eesti eelarvestrateegia kuni 2016. Nii et ka neid sisendid, mida täna me siin arutasime, mida võiks välja öelda eelkõige selle kapitalibaasi, mis on tekkinud läbi nende arutelude maakondades, seda võiks tegelikult jagada täna meie seadusandjaga ja otsuse tegijatega näiteks Rahandusministeeriumis. Nii et julgeks koostöö kogu poolt välja pakkuda sellise asja, et lähimatel nädalatel me võtame ühendust Riigikogu kultuurikomisjoniga ja korraldame nendega esimese arutelu. Võib-olla jõuame ka selle teemaga suurde saali. Aitäh! See oli kindlasti asjalik ettepanek ja nüüd on paras aeg, kuna aeg on päris otsas. Ma tänan kõiki paneelis osalejaid, kõiki saalis kaasamõtlejaid ja ma eriti tahaks tunnustada Eesti Koostöökogu, kes kogu seda teemat on pikka aega üleval hoidnud ja mu siiras lootus on, et seda nüüd ma ei mata, sest et me õigete sõnade ütlemise oleme ära õppinud. Ja ma arvan, et siin ei ole enam pikk maa minna ka õigete praktiliste sammude ja praktiliste tegudeni. Aga need teod ja sammud vajavad pidevat survestamist. Ja seda tüüp mõttevahetused on üks survestamise viis. Nii et aitäh kõigile ja edu koostöökogule. Aitäh paneelis osalejatele, koostöökogu soovib teid tänada kõiki, siis ka kaasa rõõmustada Larissa Teegel, Narva linnavalitsuse haridusteenistuse juhataja, Heli Kaldas, Haapsalu Rahvaülikooli juhataja, siis Margit Rammo, Sihtasutuse Innove karjääri nõustamisteenistuse arenduskeskuse juhataja,
siis edasi Ants Sild, Baltic Computer Systemsi juhataja Margit Sutrop, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja ja Ene-Mari Vernik, Haridus-Teadusministeerium ja modereeris professor Mati Eit, Tallinna Ülikool. Suur aitäh! No, enne veel, kui ma julgen öelda lõpliku aitähsõna, siis tuletan meelde, et ankeet kante vahel vajab täitmist päeva otsa. Märkusi teinud inimestel on seda kindlasti lihtsam täita, käsi juba soe. Kellel pastakat või kirjutusvahendit ei ole, siis selle leiab saali eespoolt, aga koostöökogul oleks väga hea meel, kui te selle ära täidaks ja jätaks informatsiooni töötlemise, parema informeerituse nimel ka siis ette lauda. Veel palun siis hetkeks sõna Leenu Liive. Aitäh! Mul on üks kott veel, ma tahaksin nüüd hakata tegelema selle tänamise tööga meie poolt ka. Ja ma tahaks kõigepealt tänada meie päeva moderaatorit. Siis ma tahaksin tänada meie tõlke, kes terve tänase päeva tõlkisid, kuna meil olid siin ka väliskülalised. Siis ma tahaksin tänada meie partnerid, kes oli haridusstrateegia väljatöötamise juures, kes on Haridusfoorum, mõned esindajad on siin olemas ja ma loodan, et meil jätkub Haridusfoorumiga endiselt koostöö. Siis ma tahaksin tänada neid eksperte, lisaks Rasi seltskonnale, keda me juba siin tänasime, aga neid eksperte, kes käisid maakondades ja nendeks olid Olav Aarna, Viiveriina Ruus, Krista Loopmaa, Marju Lauristin, Ene-Mall Vernik-Tuubel, Kalle Küttis ja Margit Sutrop. See oli see seltskond, kes käis meil 15 maakonnas ringi. Ja siis ma tahaksin tänada oma kolleege, kes on küll taustajõuna, aga aidanud kaasa sellele, et see üritus korda läks. Last but not least, kõige rohkem. Ma palun, et te teeksite aplausi meie partneritele, kes aitasid tegelikult terve selle aasta ette valmistada seda, et me saaksime nüüd antud projektiga oma eesmärgid täidetud. See tähendab jõuda teieni, teid siia kutsutud, teie mõtteid kuuldud ja ma loodan, et meie koostöö jätkub nii, nagu siin sai öeldud. Koostööd on vaja ja me peame selle strateegia, mis me oleme ju valmis teinud. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, on ju nii. Ja ma palun aplausi meie partneritele, kes olid Innove, ajalehtede kirjastus, Powerhouse ja Haridus-Teadusministeeriumi eksperdid. Aitäh teile ja teid ootab eesruumis väike kella 5D, meeldivat vestluse jätku ja kohtumiseni taas. Võtke meiega ühendust, teie meid unustage, meie teid ei unusta. Aplaus on Leenu Liivele.